Selline näeb välja Politsei- ja Piirivalveameti poolt teele läinud must jõulukaart aastal 2025. Selliselt juhivad need saajate tähelepanu sellele, et inimene on liiklejana pannud aasta jooksul toime väga palju erinevaid liikluseeskirja rikkumisi. Me saadame välja neid 400 inimesele, natukene pealeselt, aga 880 inimest olid tegelikult kokku, kes meie profiilile vastasid. See arv üle 800 rikkuja on samas suurusjärgus eelmise aastaga. Sellel aastal saavad kaarte reaalselt aga poole vähem rikkujaid. Halvas mõttes kriteeriumid, mille eest kaart teele läheb, on jäänud samaks. 134 inimest nendest 880 on saanud kaardiga eelmisel aastal. Ja kui nüüd minna veel täpsemaks, siis 28 inimest on 3 aastat järjest neid kaarte saanud juba. Et mitu aastat järjest rikkumisi toime pannud. Kui me vaatame neid rikkumisi, mis toime pandi, siis 2 suurt rikkumiste klassifikatsiooni on 1300 rikkumist mõlemal juhul. Esimene on kiiruse ületamised ja teine on liiklusseaduse muud rikkumised. Reeglina need rikkumised on kiiruse ületamised, turvavööta sõit, tehnilised probleemid. Tavaline rikkuja on nooremapoolne meesterahvas. Nende hulgas on naisi 33. Kõige nooremad rikkujad kaardisaajad on sündinud 2008. aastal ehk 17-aastased. Neid on kokku 3. Selle aasta top-rikkuja on 1949 aastal sündinud mees, kellel oli 24 rikkumist ühe aasta jooksul. 24 rikkumist ja see on ikkagi üüratult suur arv. Seal küll enamus neist rikkumisest olid kindlustuse ja ülevaatuseta sõitmised, aga seal oli ka turvavööta vastassuunas sõitmisi ja selliseid erinevaid rikkumisi. Nii et peatselt on ka tema ootamas oma kõnet meilt või kontakti politseilt. See kõige kõvem rikkuja sõidab ringi Saaremaal ja lisaks rikkumistele on tal veel tasumata nõudeid 4400 € ulatuses. Teine koht on 22 rikkumist ja 3. 15. Nende puhul on juba tegemist nooremate meestega. Maakondadest on haaratud kaartidega terve Eesti. Kas kaartide saatmine on ka leidnud positiivset tagasisidet? On kordasid, kus inimesed on aru saanud, et see kaart on nendele saadetud ja mille eest on saadetud. Meil isegi mõnel suvel tehtud vestlusel liiklusrikkujatega on nad öelnud, et jah, ma sain musta jõulukaardi eelmisel aastal, aga ma proovin oma käitumist ikka korrigeerida. Seda, kas see aasta sai, seda ei oska praegusel hetkel öelda. Aga on ka neid juhtumeid, kus on raske liiklusõnnetus läbi tehtud, suurel kiirusel ligi 200, teistele autodele otsa sõidetud, palju vigastatuid olnud ja autos on olnud must jõulukaart.